on kahte sorti inimesi. Kodas ja Goswami, eks vedades öeldakse. Meelteorjad, kehaga samastajad, teiste ekspluateerijad, oma ja vaenlane. Eks see nagu rahvad on, iga rahvas arvab, et meie rahvas on parem või parteid või iga inimene, eks ju, miljard arvamust, kõik arvavad omamoodi, oma nägemus elust. Ja siis nad püüavad nagu mugavdada siis kogu seda Jumala kuningriiki, aru saamata, et kõik nad on nagu nii karmaseaduste all, et nagu nii nad on kontrollitakse kõikidel levelitel. See on isegi teaduslikult teada, eks ju, et sa sööd ja kes selle söögi ikka sulle austab, keegi või mis energiat, sa ei tea isegi oma keha suhtes mitte midagi. Kõik teeb kõrgem loodus, isegi keha funktsioonid kõik ära. Võin tarka juttu rääkida, aga juukse kasvu isegi ma ei kontrolli. No ja siis on Goswamid, kes ma meeli kontrollivad, saavad aru, et on loodusseadused ja tuleb koostööd teha, et pereelus ka näed, et vaata vahest oled mugavustsoonis, aga vaja kaaslasel või lähedasel abi. Ja siis empaatia pühakutel on laiendanud, nad näevad üldse loomi, kogu loodust, putukaid, taimi. Neil ei ole nagu oma võõras, nad näevad kõike võrdselt, aga oskad käituda vastata ajale kohale tingimustele, jäädes armastusse. Et ja niimoodi me siin maailma sünnime nagu väiksed ponksid ja ei saa mitte midagi aru, siis õpime läbi nina, topime suu, läbi kõrva, läbi silma, läbi nende meelte. Siis meissi seletavad, et seda tohib teha, seda ei tohi, siis tekib mingi süsteem meile, et siin eksisteerida. Natuke suuremaks saad, siis küsid ema käest, et mis seal Marsil toimib, see ema ei tea. Siis on juba mingid suuremad teadused, isegi vedades, kui meie päiksesüsteemi, materiaalset päiksesüsteemi lahti seletatakse, öeldakse, et inimestele seletatakse vastavalt teie intellektile, et niimoodi kujundlikult, et teie ajud ei suuda seda nagu hoomata. Me oleme ikkagi nii väiksed, maailm on nii suur, need dimensione mõõtmed elus olendid on nii palju ja me lähtume oma sellest kogemusest, et küsimus on, kas siis uskuda midagi või mitte midagi uskuda või tark mees teeb niimoodi, et ta nagu alguses usub ja proovib järgi, siis näeb, et kas toimib või ei toimi, kas on olemas nagu mateeria, vaim ja Jumal ja kuidas see süsteem toimib. Selleks ongi religioonid, praktikad, koolkonnad, süsteemid, eks ju, läbi aegade, et inimene kogeks siis läbi mingite tegevuste, ma ei tea, rituaalide ja meditatsiooni, läbi palve, natuke nagu peenemaid loodusseadusi. Aga seda edasi anda on nagu raske, et see on nagu, ma ei tea, isegi osad teadmised on jäetud esoteeriliseks, eks ju, et kuna mis sa ikka lähed sinna turuplatsile, eks ju, turuplatsil on oma värk, eks on mingi peensusse seletama. Et kus on välja teenid läbi alandlikkuse, tänulikkuse, läbi praktikat näitavad, et tahavad, siis neile võib-olla avanevad natukene kõrgemad väravad. Teised võib-olla naeravad ja teise teadusega inimesed naeravad ja teevad maha ja ütlevad, see on umbluu. Kus selle umbluu, eks ju, neid umbluu asju on ka hästi palju, kus inimene see placebo-efekt kujutab ette, et justkui on ja justkui toimib, aga tuleb välja, et tegelikult ei ole, aga toimib sellepärast, et usk on nii suur, et see on teine huvitav faktor, et selle usujõud, et kui sa tõesti usud, et kõik sind vihkavad, siis sa ilmselt hakkad nägema, leidma väga palju. Või kui kardad, et peksa saad igal pool, siis ilmselt hakkadki rohkem peksa saama, see on mingi külgetõmbe või loodusseadus selline, peegeldusseadus. Vihkad inimkonda, vastikud inimesed, eks ju, et ma armastan koera rohkem kui inimesi, siis kindlasti pakutakse seda kogemust sulle veel sügavamalt edaspidi. Klaas pool täis või pool tühi, see klassikaline ilus näide. Kuidas su teadus vaatleb elu. Ja eesmärk võib-olla ei olegi kõike kogeda, kõike teada saada, isegi teadlased need tunnistavad, et nad ei saa eriti lihtsatest nähtuseski, isegi nad ei oska lahti seletada, kuigi algus oli selline moll. Teaduse progress hakkas, et varsti saame kõigest jagu ja elust ja surmast ja kõigest. Nüüd paljud ausad teadlased ütlevad, et aga põhiprintsiipidestki ei oska nagu lahti seletada, nad lihtsalt toimivad, need printsiibid, eks ju. Kuidas keegi täpselt lahti inimajudega ei suuda, nii palju on neid nähtusid ja üks dokumentaalfilm on ka, kus seal räägib, kuidas Äike ja Elekter ja üks teadlane, Jaapani teadlane ka. Õiget ei saa aru täpselt, kuidas see käib. Mingid väliskihtides seletama seal midagi, neutronid, prootonid, aatomid. Sellised mõtted, nii et proovime siis saada Goswamiks loodusseaduste
kuidas öelda, arusaam läbi inimlike sügavate heade omaduste ja läbi empaatia teiste mõistmiste, läbi teiste elusolendite teenimise, kõige kõrgema teenimise. Et see mina, mulle, minu ahankara, valeego keskne moment hakkaks, need ringid hakkaks laienema, kus nagu enda eest eneseteadvustamine, hoolitsemine, hügieenia, mõistus, hing, siis lähedased, perekond, rahvus, siis kõik inimesed, inimkond, siis loomad, linnud, puud, eks ju, taimed, niimoodi seda oma empaatiat ja elukäsitlust nagu sügavuti nagu laiendad, sa hakkad nagu tunnetama, siis äkki tuleb väike autasuda ka, noh, et saad nagu, kuidas öelda, avanssi ka antakse sulle aeg-ajalt nagu märke, et see värk toimib küll, et tubli, et oled õigel teel nagu. Ei peagi hakkama antidepressante sööma.